No tervist! Järgmine osa, ehk siis viimane osa, Ultrace. Keegi kommenteeris huvitavat asja, vaatame, kas ta reaalselt töötab ka või? Ahah, pühapäev ehk siis Ultrace'i viimane päev. Käisime korra, hüppasime Ultrace'it läbi, kuna oli meeletu palavus jälle, siis kaua me seal ei olnud. Õhtupoole me läksime siis Allaniga uuesti linna peale huvitavaid masinaid otsima ja leidsime huvitava maa-aluse parkla. Vaata videost järgi, mis seal huvitavat oli. Täna on teine päev ja pühapäev ehk viimane päev. Väljas 30 kraadi sooja, meeletu palavus, autod on ilusad ja kuumad. Mingid vennad jäpivad seal. Ford GT40, päris jõhker, ei ole kindlasti. See on üks päris kallis auto tegelikult. Ja siia on pandud mingi jõhker bodykit ka veel, meeletu tagatiivaga. Assa raisk. Siin pole enam midagi alles. Siin pole midagi alles. Ei ole ju, see on see Bluetooth. Bluetooth rehvid. Siin on meil siis pandemikitiga Yaris jälle. Väga ilusat värvi, mille kõrval on siin palju punaseid autosid. NSX-id, Porsche 46, siuke vinge värk. Vaat jõu, on soe või? Ma olen külje peale pannud sinna mingi Kamassi suunatule. Kamassi, jah. Pill on nii kaua seisnud, et ämblik on võrgu juba siia teinud. Meil see taho käib 11 tonni. See on motikas. Motikas, jah. Midagi sükest ostaksin. Jah, see oleks hea küll. See ikka mõnus daily cruiser. Cruiser, ma näen. See on päris kiire auto. Eks ta on vist mingi M3 sarnane, eks ole? Parem vist veits. Pidi olema sõiduomadust parem. Ma ei ole sellega sõitnud, ma olen Stelvio quadrifooliga sõitnud. Aga kui Stelviona ikka pähe andsid, siis ta oli üks lõbusamaid linnamaastureid, millega ma kunagi elus sõitnud olen. Esitule tootja on Valeo, eks ju, et noh, Valeo toodab nagu Škodale ka esitulesid, nüüd saate öelda, et teil on nagu Ferrariga samad tuled. Kui me räägime siin käsitööautodest, siis käsitööauto etalon number 1. Mille peale see ehitatud oli? See on toruraamile ehitatud täis, siis, ütleme siis, klaasiibere, kere, mis on siis põhjaks on võetud Ford Capri ja tehtud enda käe järgi siis Ford Capri järgi. Siin ei ole nagu mitte ühtegi Capri detaili. Ja see auto on toruraami peal, kõik on ise käsitöö. Siin on tagatiib, tiivalaiendid, asjad, kõik on see käsitöö. Ja ees ei ole Fordi märk, näitamaks seda, et tal on Holy Hull. Racing car. See on siis, kui sa tahad, et su tagumikust saab lõkki saab. Taga tuled ise tehtud, see võrestlik ise tehtud. Valgustuspidurid. Selles mõttes, et on Holy Hull. Selle järgi näitab Instagramis selle üles, on päris äige vaadata seda ehitust. Ülimalt äge whitebody golf. Aga ma näen siin ühte faktorit, mis on puudu, on tagatiib. Et muidu ülimalt äge lai, kena velg on all, väga äge värv, aga tiib on ainuke asi, mis on siit puudu. Ühesõnaga, märk viitab Auto Union, ehk siis tegu on Audiga, Audi kaubik. On keegi varem näinud Audi kaubikut või? Täitsa huvitav masin. Palju kõneainet andnud auto, milleks on siis Tesla Cybertruck. Samamoodi ei ole seda Euroopas müügil, ei vasta Euroopa nõuetele. Et seetõttu on meil Euroopas sükke auto keelatud. Aga seda oma silmaga näha täitsa huvitav. Mõnusalt pikk ja väga kandiline auto. Selle autol on rekord, milleks on siis tehasest kõige pikem kojamees või siis klaasipühkija. Aga ütleme nii, et päris korralik plekkpurk on ta küll.
No, tulid Cybertrucki või? Back, lähme minema, Taavi. Ei, no vaata See ei ole, jumala eest, mis see? Ühe korra elus näed seda autot ja nüüd Mustamäel ka paneelid vahel käinud või? On jah. Jomma, jah. Selle veeloogi sisse paned, siis ma panen pöidla alla, nuppu vajutan seal. Ole valmis. Eraldi Ole valmis. Ma panen ka, Pane. screen capture'i, kuidas ma teen. Pane. Cybertruck on auto, mida ei ole niisama näha mitte kuskil Euroopas. Jumal tänatud. Mul tekib küsimus, et kas ta sõidab ka sellega niimoodi või? Ma arvan küll. Need paksud pleksid kestavad ilusti, aga ega sellega saadki linnas nagu for show sõita. See on maanteel, ma kahtlen, et see toimib. Kes ära ei tunne, siis tegu on Volkswagen Corradoga, millel on väga selline terav bodykit. Hästi siuke ülbe. Nüüd on mingi Riigeri replika alla, mis on nagu ise järgi tehtud analoog. Ühesõnaga, Ultrai sammu läbi juba. Me oleme veel täna siin, käime veel veits ringi linna peal. Homme lahkume Leedu poole. Aga, noh, mis me kokkuvõtteks ütleme? Üritus oli pask. Noh, sest, et autod olid ägedad, korraldus oli sitt. Mis veel? Pigem ägedam oli kogu see linnamelu, mis siin toimus. Et see oli siuke vinge, sai nagu igal pool öösti ringi käidud ja inimestega suheldud, et see oli siuke vinge värk. Ja näha neid samuseid autosi terve linna peal parkimas ja chillimas igas tanklas. See on pigem see vibe, mis siin on. Erinevad mudelid, erinevad margid, asjad, mida sa pole näinud, asjad. Võib-olla Eestis kellelgi on üks kusagil garaaži nurka ära peidetud kiled, paksud, ma ei tea, mullikile sisse. Jumalast keegi pihta saaks, on siin tänaval nagu vanad peedistavad nagu mingi hallo, kas sa tead, mis asi on piiraja? Et nagu see melu on äge. Melu on äge, aga üritus hakkab iga aastaga kuidagi rohkem alla käima. Nii palju probleeme, muresid. Aga noh, eks näis, mis homme järgmine aasta saab, et meie küll järgmine aasta ei tule arvatavasti. Hetkeseisu plaaniga on 0. Aga mind täitsa huvitab, mis nad järgmiseks aastaks teevad. Teevad asjad paremaks või mitte. Küll hästi. Nii või? Raekojas platsas. Katedraal, sul on pea ees selle katedraalil. Katedraal on. Eile Kutt õhtul rääkis, et neil peavad olema kõik asjad mingi TÜV all ja kui nad ehitavadki midagi, siis nad ehitavadki põhimõtteliselt nürka jaoks, sest see on ainuke koht, kus nad sellega umbes sõita saavad. Et muidu linna peal nagu politsei ja asjad peavad kinni ja teevad hädasid ja saadavad mingi kordustele ja mingi bla. Ja võivad autot vist kuni, ma ei mäleta, mis ta rääkis, aga ma 2 kuud kinni hoida või midagi sükust, sest isegi pikem periood. Et parimal juhul saad 3 päeva pärast auto tagasi ja mingid süksid jamad. Neil on nagu väga kliinid ehitused on seal Saksas, et nagu teevad neid puure, nagu politud puurid sisse ja siis semislikid ja sükene full race prep, aga nagu väga kliin, et nad saaksid nagu tänaval sõita, sest nagu mingist angelisasid ja bla asju ei tohi seal olla. Aga siin nad ütles ka, et nad saavad Poola tulla, sest Poolas ei ole neid regulatsioone ja siin on nagu see, et osad autod ongi full Nürnbergi jaoks ehitatud. Numbrid on olemas, aga reaalselt võib-olla siin pole ülevaatused ja asju, et nad on lihtsalt nagu põgenenud pool Saksast nagu siia, et saaks siin sõita. See, et siuksed ägedad autod siin vanalinnas on ta tekitab nii ägeda backgroundi, et siuksed uued ägedad masinad ja sellised vanad majad taustal, ta näeb nii äge välja minu eest. Jah? Mida sa arvad Mark 5 Supras siis? Yes, I like. Või on ta BMW? Haters can... You know. Put yourself in the ground or something. We are from Soviet Union. Ma ütleks, et mulle jõhkralt meeldib Mark 5 kere. Ilus, ägedad kumerused, näeb väga vinge välja. See kollane värv tuleb tehasest. Tehasest saab kollast värvi tellida. Jõhkralt ilus, sobib nii hästi musta detailidega kokku. Tegu on siis SVJ-ga.
Lamborghini Aventador. Tead, mis see TT-ga pull oli või? See Tisla. R33. R33 sinises, 34 sinises. Või on see nõks tumedam või? See on nõks tumedam, kui on 34 sinine. Aga jällegi väga kena. Väga kena masin. Äkki see ongi see tutikas M5, jah? See, mis on üli raske. Korralik masin on küll, jah? Jah, ta on ikka, noh, M5 kohta on ta ikka jõhkralt suure. Auto tell, it's an M5. Jaa. It's an M5. Näita mulle tagant, kas seda autot pole varem näinud. Ossa juudas, kui haigelt suur ta ikka on tagant. No tegelikult ütleme nii, et kokkuvõttes ta on ikka jõhkralt suur auto. Ta on jõhkralt suur auto, jah. Ta on nagu Challenger juba. No põhimõtteliselt ongi. Kõrge. No võib-olla isegi, et eest on isegi kõrgem kui Challenger. Ja ainuke vahe on see, et Challenger on kupee, see on nüüd veel sedaan, eks ju. Jah. Et sa paned seda suuruse veel otsa. Jep. See on ikka elukas. No see on korralik. Evo 10. Ma räägin, kui äge see on. Tuus, täiega tuus ju. Ta on nagu piu-pau augub lõe. Võtad õhku, särgid, jood külje veel, jomma jood. Tuus. Nii ägeda küljeväljendit andnud. Rotid on veel madalast, see tiim, see, noh, maasikese. Mis sa veel tahad, eks ole? Kõik on olemas. Full pakett. Pops and Bangs, YouTube, möllud, särgi, kõike seda teha. Esimene pool teljad alt ära, tagavedu parkas ketsi ka veel normaalselt. Elu lihtsalt. Noh, rahakott lubab sulle midagi sellist või? Rahakotti lubab seda roosat ka, noh. Rahakoti reaalsusena, vaata, me jõuame kohe siin. Vaat seal nurga siis. Kona või? Üks nurga siis, ta võiks 39. 39. 6 sõitjast äkki niimoodi. Nismo. Atsaa. Nismo 377. 377, jep. Nismo megakallid. Polo. Meil on siis siin uuem STi ja siis on vanem STi Hawkeye on mis selle nimi. See vist isegi sõitis linna peal ringi. Wow. Minu lõpuks on see, et Porsche 911, see ei ole show auto. See ei ole show auto. Tead, miks ei ole ta show auto või? No. Sellepärast, et see auto vajab sõitmist. Nagu see, et ta platsi peal istub nagu kusagil 107 auto seas nagu okei, see on lahe, aga see on vaja müra, see on see, vajab sõitmist, liigutamist, nägemist, see, kus võt siis tuleb emotsioon välja. Et see on nagu platsi peal, see on lihtsalt see, kuidas on päris hea valgus on nagu. Et see nagu lihtsalt platsi peal, ta on nagu äge, aga ta nagu ei ole enam show auto. See või? Vana viiene. Oled kindel? On küll, jah. Mega vana viiene. Siin korrus on veits jahedam isegi. 525 Soome numbritega. Sõbrad, jah? Küll. Soome paikad. Sedaan RS4. Aga need oli jah, sedaane küll, jah. Aga see meil on ju siis B7. RS4. Täitsa kena. Ma märk võib eksitav olla, aga märgime ära siin ühe asja. No tal on juba tiivad on laiemad. Jep. What? Siit juba näed ära, et tegu on RS-iga. Basic A4 nagu ei ole nii lai. Ei ole. See on unicorn. Selles mõttes. See on manuaal, jah? See on manuaal. Jomma joomel. Ma isegi ei tea, kus me oleme. Nagu kuskil läksime kuskil tunnelist alla
kuskil peaväljakul. Ja -3B, siin enne näitasid, siin on 2 korrust, me oleme kuskil 3. korrusel juba. Kinda lost, no service, we might die, it might be our last day. Kui me Eleonori üles leiame, siis on Gone in 60 seconds ka. No nii. Saksa numbriga S15 Nissan Silvia. Kas see on nüüd mingi Eesti Lauri auto? Spekker, ilmselt küll, jah? Japan Racingud all, Spekker on kirjas. Miks sa teed nagu nii ägeda auto ja siis teed ainult parempoolse rooliga? Kas neid ei ole vasakpoolse rooliga? Kindel? Mitte kunagi ei ole toodetud. Tavai. 14 oli viimane, mis oli vasakpoolse rooliga, S15 on jäänud parempoolse rooliga, sest nad nägid, et ülejäänud maailmast pole turgu ja siis turg on nüüd selline, et everybody wants one. Ja siis 16 pole tulnud. Ootame. Vaevalt enam tuleb siin elektriautode maailmas. Ei no, lubas. Nissani uus juht lubas tuua Silvia tagasi ja lubas tuua mingi asja veel. Mingi 2 mudelit oli, mis ta lubas tagasi tuua. Nii, ja siis on niimoodi, et on nagu 400 sett. Eurooplased ei saa. Ei saa. Ainult usakad ja Jaapan. Jah. No, tässä on M2. Vana leidis normi parkimiskoha. See on hea parkimiskoht küll, jah. Nagu best ever. Ikkagi see kandiline look M2-l on nii vinge. Nagu... Siin on see, siin isegi tahaks nagu mingi ka bronzefiiberist natukene veel ette tuua seda ja kõike ja nagu mängimisvõimalust on, aga selles mõttes, et disain nagu... No see on spot on. See, mis BMW M2-ga tegi, see on spot on. Aga me jõudsime vist viimasele korrusele. Kui mingi -3C, me oleme kusagil Wroclawi all, varsti sitleme tunnelitesse, sinna katakombidesse ja pakkaasime viimane video. See viimane korrus on ühesõnaga tühi, aga... Fabia. 1.4 Tisla. Rets paugupill. Paanikiller. Tõmbas, tõmbas tundsi. Paanikiller. Kuhu me sattusime? Ühesõnaga tulime kuskilt välja liftiga maa alt ülesse ja siin käib mingi korralik pidu. Ups. Seda mis parkla see on või? See on see parkla, kus me eelmine aasta nägime mingit 5 GTR-i. On jaa! Jaa! Ja. Küll, jah. Kaunis. Ühesõnaga oleme tagasi vanalinnas. Siin on... Me pole tegelikult lahkunud vanalinnast. Näiliselt käisid 3 no, ütleme nii, me oleme Raekoja platsist tagasi. Aga siin on vahepeal tseen muutunud. Seal on meil üks madal A3. Madal A3. Puuriga Civic. Mis meil siin veel oli? Meil on 944 siin. Kena. Läti numbriga. See on mingi pool pakki käes, siis on jälle rohelist. Võite, kas me jõuad tobile ära käia? Ikka ei anda. Ikka ei anda. On seal üldse rohelised? Ma võtsin rohelised välja kõik äkki. Need on minu käes hoopis. Palus. Loeti midagi jah? Tüle, sa küll ära jõuan selle. Me sõidame kodu. Me ei sõida kodu, sa jääb paska. Me sõidame kodu poole. Sõidame Leetu Kaunasesse. Peaaegu kodu. Taavi tõmbab mälli ennast. See on see hoovitagune. Taga. See parkla, vaata Poola ja Eesti vahel on see parkla. Jah. Plats. Sai see kõneaeg sai otsa. Ma tegin emaga kõne tegelikult. Jaa. Ei, meil on rendikas tegelikult ja ei, see ei ole meie auto, jah. Ei, no sõbrad ütlesid, et see ei võta palju kütsi, aga no vaatasime 15 sajale, selles suhtes, et ei tule kütsirahadest välja, et saad soti juurde panna või? Selline see Ultrace'i trip siis meil oligi. Trip, inglise, eesti, trip, reis. Selline reis meil siis oligi. Reis, teekond, sõit, väljasõit. Tahaks tänada Petrolheadsi, kes aitasid mul seda videot kajastada, tuua seda teieni, head vaatajad.
ning vaadake üle ka minu kanal, mida sealt huvitavat võib leida ja siis järgmiste kordadeni.